Millega on seotud põiepõletik? Loomad kasutavad urineerimist oma territooriumi märgistamiseks. Ja selles peitub näiteks info selle kohta, kas tegemist on emas või isas loomaga, kellele territoorium kuulub, milline on tema hierarhiline staatus või hormonaalne seisund. Kui sul tekib põiepõletik, siis küsi enda käest, kas keegi on sinu territooriumile, sinu isiklikku ruumi tunginud. Kas sa tahad oma kohta märgistada, kedagi oma territooriumilt välja tõugata? Toon mõned näited. Teismeline. Tal on küll oma tuba, kuid lapsevanem käib pidevalt teda kontrollimas, tema asju võtmas ja luba küsimata. Laps tunneb, et tal pole oma turvalist ruumi. Või naine kolib mehe juurde, kuid seal on veel eks-naise asjad. Alateadlikult ta tahab seda territooriumit märgistada, enda omaks teha. Või ämm kolis noore pere juurde ja minija tundis pidevalt, et teda kritiseeritakse ja hinnatakse. Ta koges, et tema territooriumile tungiti. Ei seisnud enda ees, sest kartis oma piire seada. Kuigi kui tegemist on ämmaga, siis piire võiks seada mees. Veel üks näide. Naine on pidevalt vahekorras oma mehega, kuid vastumeelselt. Keha tuli appi ja reageeris siis põiepõletiku ja tupeseenega. Stressifaasis tavaliselt sümptomeid ei tunta. Põiemaht suureneb selleks, et oleks rohkem uriini territooriumi märgistamiseks. Kui probleem või olukord laheneb, siis toimub funktsiooni taastumine. Tekib põletik, turse, valu, võib esineda ka verd. Nii et kui sul tekib põiepõletik või tegemist on kroonilise põiepõletikuga, siis mõtle, mis toimub vahetult enne seda. Kas keegi on tunginud sinu territooriumile, nii otseses kui ka kaudses mõttes. Olen Svetlana, psühholoog ja loovterapeut.